Tere õhtust! Ilus suve alguse hõnguline, kevadhääleline Eestimaa. Kaua aega pole olnud eetris, ega videosid teinud ega salvestanud, kuid palju on kunsti valatud. Ja lähipäivil on ilmumas ka minu uute maalide videode tutvustused. Aga teate, olles siin Piusa ürgorus nüüd juba kõvasti üle poole aasta, siinsetel matkaradadel igapäevaselt ringi jalutamas ja loodusega. Nii lähedal, just filmisin tagasi Saarma jalutust. Ma ei saanudki aru, kas mina jalutan temaga või tema jalutab minuga. Aga nii see oli. Tema käib vee alt läbi, tuleb jupp maad eespool välja, mina jõuan talle järele, siis ta läheb uuesti vee alla ja siis ta tuleb jälle jupp maad uuesti vee peale ja jälle ma näen teda. Ja niimoodi me kõnnime kilomeetreid. Ta ujub niimoodi minuga jupp aega kaasa. Õigemini mina kõnnin tema ujumisega, tema ilmselt ujub ikka minu eest ära rohkem. Sääsed. Nii, istun siin väljas oma suitsusauna bangaloo all ja olles loodusele nii lähedal, ma hakkasin täheldama, et nii nagu inimestel on oma tujud ja iseloomu kulgemine, mis on seotud siis vastavate emotsioonide protsendilise mahuga, kui palju neis on nagu aktiivses vormis. Et kui sinus on palju solvujat aktiivses, siis moodustub vastav iseloom sinule ja ka vastavad näojooned, vastav kehaehitus ja vastavad nii-öelda hääl ja hääle kõrgus ja madalus ja sõnade valik ja kas aeglane, kiire ja nii edasi ja nii edasi. Eks siis hakkasin vaatama, et nii palju, kui on looduses ilmastiku nähtuseid, on tegelikult olemas ka täpselt samasuguseid inimeste iseloomude nähtuseid. Ehk siis nad on täitsa nagu sümbioosuses. Me oleme ikka loodusest pärit, loodusest sündinud, emakene maa on meid sünnitanud ja emakene maa meid oma üssa ühel päeval ka tagasi võtab. Aga kas me nagu täheldame seda kõik? Kas me aru saame sellest nagu kõik? Või kui sa oled selles linna melus, kiire tempo, raha, selles maailmas, siis sa oled loodusest ja looduse rütmidest nagu väga kaugel. Aga kui mina olen siin väga paikseks muutunud, siia looduse üska, just kui suure ringiga tagasi jõudnud, hakkasin ma täheldama, et videot võiks teha sellestki, millised ilmastiku nähtused meenutavad mulle teatud liiki sorti iseloomudega inimeste mõtte- ja käitumisvorme siis. Ja täheldasin üles sellist asja, et kuidas looduses ellu jääda. Looduses kõige tähtsam lugu on ju see, et vedeliku olemasolu ja kuidas vältida ülekuumenemist ja kuidas vältida alajahtumist. Kui inimesel on need 3 asja täidetud, siis inimene peab looduses üsnagi kaua vastu tegelikult, on ju nii? Seega, kui piisavalt vedelikku on peal ja sul ei ole ülekuumenemist ega alajahtumisi, siis sa võid ikka nädalate kaupa kesta ja ringi jalutada. Nii nagu loomadki, kui ei ole päris vastavalt tema toitu saadavuses, siis nad kestavad ikkagi päris kaua vastu.
Kuid lähme nüüd sellele, et kui sul see ülejahtumine, lähme nüüd füüsilisest maailmast, lähme nüüd vaimse maailmasse. Ma rääkisin füüsilisest maailma, vedelik, ülekuumenemine, ülejahtumine, see on füüsilise maailma sellised, mis on sul vajalik. Räägime vaimse maailmas, mis on sul vajalik, et sa püsiksid nagu mõistuse juures ja vaimselt tervena. Aga toome sellise ilmastiku nähtused nagu eelmise aasta Eesti suvi, +30 kraadi ja tihedalt. Pikalt ja kaua. Proovige nüüd ette kujutada inimest, kellel iseloom on pidevalt selline, et ta on see temperamentselt tuline kogu aeg. +30 on kogu aeg sees. Ja kuidas see +30 kogu aeg enda sisse saavutatakse justkui vaimselt, ma räägin ikkagi vaimselt praegu, on see, et kas ma armastan nii tuliselt, et läheb nagu läbipõlemisse või ma vihkan nii palju, nii tuliselt vihkan, mis läheb ka läbipõlemisse. Seega, see oleks huvitav teada, et kui teie tutvusringkonnas on kedagi, kes on nii tuliselt armastav, aga tema armastus on selline paarinädalane ja siis tal on vaja seda armastust vahetada, nii-öelda, või keegi vihkab nii palju, et see omakorda tekitab temasse siis nii-öelda juba füüsilisi vaevuseid. Mida inimene, kellel on see pidevalt ülekuumenenud temperatuur sees, kas vihkamisest või armastamisest, pettumusest või solvumisest, nüüd oleneb lihtsalt millisest emotsioonist see +30 suvi et ma võrdlen siis inimeste iseloomusid ilmastiku nähtustega praegu selles saates. Loodus. Jäälind lihtsalt lendab siin selja taga minu ringi ja tead, see on huvitav, sinine triip lihtsalt. Tal on seal kuskil liivakallaku sees pesa. Nii, kui ma jäin +30 ja kas millisest emotsioonist see saavutatakse, kuid nagu te teate, ilmastiku tingimusel ka +30 ühel hetkel see tekib ju, looduses tekivad tulekahjud, et see temperatuuri hoidmine läbipõlemisest, kas vihkamisest, armastamisest, solvumisest, pettumisest, trotsist, jonnist, kiusust, kättemaksust, armukadedusest, millesse +30, see on tohutu keha jaoks ja nii-öelda ikkagi vaimselt kehalt, sa lähed ju vaimsuselt läbipõlemisse, ennem kui sul füüsiline läbipõlemine ka nii-öelda ilminguid hakkab võtma. See inimene kindlasti juba te teate, et ta kasutab mingit põgenemisleevendus jahutamistuba, et see pidev palav suvi enda vaimsuses kuidagi, midagi ta justkui mingi leevendus jahutamistuba tal on. Kas suitsetamine, alkohol, veinitamine, pralletamine, et maa on must, niimoodi meri on põlvilni ja iga õhtu saab mõni nii-öelda muru ninaga üles küntud või midagi taolist. Sest et on ju kuidagi vaja välja elada, see tohutu emotsionaalne kütmine on ju kuidagi vaja ikkagi jahutust saada. Tihti selline tohutu, kas vihkamine, armastamine ikkagi päädib ka väga selliste intriigidega, tülitsemisega. Täpselt nagu suveilm, te teate, +30 suhtub. Äike on peagi kohal, on ju niimoodi, ehk siis välku sõnadega ja kõigega hakkab välku ja
kõike nagu juhtuma ja toimuma. Nii on ka inimestega, kes omavad siis vaimsuselt sellist ilmastikunähtust enda sees nagu üle pluss 30 kraadine. Eetris on palju loodust, nagu te märkate, on ju. Nii, aga lähme edasi. Selline ilmastikunähtus nagu talv -20. Mis juhtub, kui inimene on oma vaimsuselt pidevalt -20 peal? Nimetatakse ka jääkuningannadeks ja jääkuningateks. Tal justkui ei ole emotsioone. Ta on vankumatult nagu jäätunud. Ka suvel hoiab ennast ülivaos, tal ei olekski nagu emotsioone või ta nagu ei tunnekski midagi. Kuid nii nagu pluss 30 on millegi väljaelamiseks, nii ka -20 talve üleskorraldus enda sees ja alaliseks sinna sisse jäämine, millest moodustub juba iseloomu osa, tähendab ju seda, et ka tema kasutab mingit põgenemis, leevendus ja nüüd mitte enam jahutamistuba, vaid mingit soojendustuba. Kas tal on seal kodus kamin või armastab ta saunas käia või nii-öelda kuumadel maadel käib puhkamas seal Egiptuses või kuskil päikese all, isegi see jääkuninganna, kelle hinges on justkui -20 alaliselt üles korraldatud, käib väga tihti loodus ja päikese nii-öelda reisidel siis ennast üles soojendamas. Aga tegelikult on tegemist siis vaimse loodusnähtusega nagu hinge külmutamine, aga see on alati, see on justkui nagu paksu naha kasvatamine, et see on millegi kaitseks, et ma tunneksin vähem valu, siis ma jään nagu rohkem ellu. Kuid lugu on selles, et seal ei toimu elu. Täpselt samamoodi nagu selles pluss 30 ei toimu elu, seal on pidevalt on see, kas nüüd äike lööb sisse, kas lööb nüüd selle nurgad sisse, kas nüüd lööb magamistuppa sisse, kas lööb nüüd kööki sisse, kas lööb, ma ei tea, püksi nii-öelda pähe või püksi või kuhu, nüüd lõi hoopis vanemate kodusse sisse. Ehk siis nagu see pluss 30 vaimsel tasandil ülikõrge temperatuur ei toimu rahuliku eluga kulgemist, vaid pidevalt otsitakse siis ülekuumenemise jahutamist. Nii samuti selle -20 ei toimu elu, sest -20, saad aru, ükski seemega ei saa idaneda, vaid hoitakse asja väga range kontrolli all. Ja see tähendabki seda, et üldiselt sobib selleks ka väga sellise prestiižika firma omanik ja kõik selline, hoitakse range kontrolli all, raha liigub sisse, äri küll toimub, aga seal ei ole seda hinge inimeseks olemise soojust, ei ole, vaid on nagu robotlik mehhanism. Umbes nagu masin, mis suudab -20-ga, paned diisli sisse ja ühe tikuga võrra antakse nagu tuld ja läheb käima. Midagi taolist. Nii, mul on selline ilmastiku nähtus veel endale siia üles kirjutatud nagu soe vihm. Teate selliseid inimesi, kes tulevad ja puudutavad sind nagu soe vihm. See soe vihm tegelikult jahutab maha ka selle pluss 30 sülepõleva tegelase näiteks. See soe vihm suudab ka jääkuningannat sulatada või jääkuningat sulatada tegelikult. See soe vihm, teate see suve soe vihm, kui sa lähed ja tantsid ja laulad selles suve soojas vihmas, kus ei ole külm. Ta on meeldiv, linnud laulavad selles soojas vihmas. See on nagu selline, istud maha ja vaatad, kuidas muru kasvab silmnähtavalt selles soojas vihmas. Seened niimoodi lups ja tõesti, kõik hakkab toimuma justkui. Sul ei ole seal külm, sul ei ole kuum, ta on nagu meeldivalt soe
pehme puudutusega hellitav, selline armastav. Ta on nagu emakallistuse moodi natukene, ema-üsa ja selle sooja rinnapiima maitse meenutusega. Kas sellised sooja vihma inimesed, kus nemad selle energia saavad? Ma arvan, et see on seotud vaimse kasvuga, kui sa oled jõudnud sellesse etappi, et samas sa ei kasta siis, kui ei ole vaja. Et näiteks kui sooja vihma inimene saab kokku teise sooja vihma inimesega, siis nad ei kuku üksteist kastma, vaid nad võivad nagu koos nautida üksteise hästi pehmet ja sooja seltskonda. See soe vihm on just selline, et seal ei ole midagi, nad ei tegele enam arvustamisega näiteks ja hinnangute jagamisega, vaid nad nendivad, et küll see maailm on ikka ilus paik. Ma tuleks siia veel kord kehastuma. Ja nende maailmas on hästi palju seda jaad. Neil ei ole eid ja valesid näiteks seal enam ei ole. Seal ei ole, et sina oled vale, see on seal vale, issand kui vale. Ta on jõudnud sellesse, et kõik on nii nagu on. See sooja vihma sellise iseloomuga inimesi on täitsa olemas. Nii, aga võtame sooja vihma kõrvale ühe natuke teissuguse. Me võtame selle külma vihma ja külma tuulega külma vihma. Teate see, kes tuleb seltskonda ja kõige lõbusam seltskond lüüakse ka laiali. Sest et nad tulevad nagu külm vihm ja külm tuul ja neil on hästi palju räuska, nii-öelda hinnanguid ja arvustusi ja mis on vale ja mis on õige ja põhimõtteliselt, sellise iseloomuga inimesi on täitsa olemas, aga nagu te aru saate, siis tegelikult teatud alalised emotsionaalsed puhangud põhjustavad inimeses siis sellise vaimse ilmastiku nähtuse tema enda sees ja maailmas, just kui ta mõjub kõik aeg, ükstapuha, kas ta on isa või ema või ülemus, ta mõjub alati, ta astub tuppa täpselt nagu külm vihm ja külm tuul. Kõik kardavad teda, kõik nagu poevad peitu, et issakene, ära mind nüüd vaata, kas ma saan nüüd sealt kaela ühe ämbritäie külma vett või? Ehk siis inimesed pelgavad ja kardavad teda ja tegelikult ta võib tulekahjusid ka kustutada, aga samas oma külma tuulega ta võib ka neid veel rohkem õhevile puhuda. Sest et kui näiteks see külma vihma ja külma tuulega inimene saab kokku hoopis selle +30 tegelasega, seal läheb heitluseks, seal läheb tüliks kohe kindlasti. Üks oma kuuma kirgedega üle võimendatud emotsionaalsusega ja teine oma negativismiga nii-öelda paneb nagu teistpidi külma tuult alla ja assaraks. Need on inimesed, kes kindlasti üksteist ei mõista, ei talu ja üksteist ei näe, tegelikult ei näe, sest nii +30 inimese taga kui selle jäise vihma ja tuulega inimese taga on ju tegelikult terve suur lugu. Aga nad ei näe üksteisel lugu. Nad tajuvad ainult seda tunnet, mis tunne see inimene tekitab. Ja see inimene tekitab siis sellise tõsiselt külma, väga külma vihma ja tuulega tunde. Sa tahad temast kindlasti nii-öelda eemale põgeneda, ja ennast kuidagi kaitsta. Kohe kindlasti kaitsta, sest vihmatuulega inimene on ründaja. Ta kohe kindlasti on ründaja ja ta on ka hästi tugev konkureerija. Ta kutsub sind väga tõsistesse mängudesse, ka ärihaide-mängusesse, aga väga külma vihma ja tuulegas, kus nagu tõesti tõelised, ma ei tea, nii-öelda mammutid
ärimammutid jäävad ainult ellu, ülejäänud külmuvad surnuks seal. Nii, siis selline ilmastikunähtus nagu päeval +20 kraadi, aga öösel tuleb ikka see -1, 2, 3, 4, 5 ja võtab kõik võrsed ära. Teate selliseid inimesi, jah? Et nad säravad, oi kui meelelised, ilusad, armsad, kukununnud, lalalala, ja siis plõksti nende tuju kukub tagant ära. Oi, ma ei saa, ma ei jõua, ma ei jaksa ja tead, ma mõtlesin ikka ümber ja ehk siis päeval on nad, teatud tuju nad hoiavad selle +20 peal ja tulevad sinuga kaasa ja lubavad ja nad on justkui nagu olemas ja nad hoiavad ja kaitsevad ja paitavad ja kõike selline. Ja siis justkui 12 tunniga, ehk siis nagu öö ja päeva vahetus, päeval kell 12 on nad olemas +20 ja sama nii-öelda õhtuks on nad -1 peal ja kukuvad tagant ära. Päeval, muidugi lähme reisima, ostame lennukipiletid ära, ostatakse lennukipiletid ära ja õhtuks tuleb nagu sõnum, et kuule, tead, ei, ma ikka ei saa, ma mõtlesin ikka ümber ja ehk siis täpselt selline ilmastikunähtus, et kõik justkui +20 hakkab kasvama, õitsema, särab, hakkame tegema, hakkame organiseerima, lähme reisile, hakkame maja ehitama, hakkame seda tegema ja siis ma ei tea, kas see ikka veab välja, tegelikult ma ei ole ikka õppinud ja ma ei tea, selleks on vaja ikka mingit dokumenti ja kes see ikka tuleb sinna või kes ikka tahab meie üritusest osa võtta või selline. See on just see, et ma hakkan kasvama ja siis ma mõtlen ümber. Ma hakkan loomingut tegema ja siis ma tulen selle oma negativismiga, ehk siis iseendale vee peale tõmbajad. Sellised inimesed on päriselt olemas. Ja sellest ei ole midagi. Nende sees elab lihtsalt see väike laps, kes hirmsasti tahab minna mängima, aga siis tuleb meelde, et kuule, aga ma ei julge. Ükskord oli üks suurem poiss ja ta tõukas mind ja siis ma kukkusin ja siis mul põlv läks katki ja siis nad naersid minu üle. Ja siis ma ei lähe mängu. Ehk siis inimene, kes on veel oma selles väike tüdruk, väike poiss tema enda sees, justkui tahab mängida, aga ta on saanud oma seal juba mängust kas vanemad ei luba või mees ei luba või laps ei luba või ämm või äi või ma ei tea, mingid sisemised kompleksid võtavad üle. Ja siis tuleb see põnna ja see tagasihoidlik, ei, ma lähen pigem kapi taha peitu ja ootan järgmist päeva, järgmisel päeval tuleb uuesti +20 ja siis ma lepin juba järgmise inimesega midagi kokku ja samal õhtul ma ütlen talle ära. Ehk siis ma mängin seda, et ma justkui nagu mängin, aga tegelikult nad ei ole võimelised mängu üleval pidama ja mängu lõpu sirgeni, nagu mängu üleval hoidma. Nii. Siis on selline ilmastikunähtus nagu udu. Ja teate inimesi, kes on sellised parajad udupead, jah? Nad ei näe midagi, nad ei kuule midagi, nad ei ärka üles, nad isegi ei lähe magama, sest nad ei saa aru, kas on öö või on päev. Ehk fookus on puudu, energia kogunemine, et minna starti, puudub. Udupead. Ma olen täheldanud, et suurem jagu meie noortest puberteedi ja tegelastest veedavad udu ilmastiku nähtuses palju aega. Miks küll? See on sellepärast, et see on kõige nähtamatum ala, mil ta saab kõige vähem ema isa käest vastu päid ja jalgu, õpetajaskonna käest, pissa, jäta ta rahule, ta veab, lohiseb lihtsalt klassist klassi läbi ja lalala. See on nagu sigune, ma saan aru,
ma ei tea, 1 kord kuus olla udupea on täitsa nagu selline mõnna, on ju. Aga kui sa oled juba 600 aastast aastasse ja sellest on moodustunud sinu alaline iseloomu osa, sa ei fokusseeru, sa ei alusta mängu, sa ei hoia mängu üleval, sa ei lõpeta mängu ja sa ei alusta uut mängu, vaid sa isegi ei näe mängu ja sa ei lähe mängu, kui keegi teine alustab. Sa ei saa aru, kuna pauk käis, nii-öelda kuna stardipauk käis, sa ei lähe startigi. Sa ei võta mängust osa ja sa ei tea, kuna mäng lõpetati, ehk kus see finiš veel oli või? Vahepeal oli mingi finiš või? Nagu, kuule. Selle ilmastiku nähtuse taga udumaailma inimesed, ma saan aru, seal põgenemist leevendustuba võib seda pakkuda, mingid ravimid, kindlasti mingid rahustid põhjustavad seda udupeandust, unerohud põhjustavad, sa ei suuda fokusseeruda, sa ajad asju väga palju segamini, sul läheb hästi palju meelest ära, sul puudub energia fokusseeritud teravus, ehk sa ei suuda laserkiirt hoida sellel, et ma alustan seda, ma teen selle ära, ma lõpetan selle ära, et ma nagu sa võtad mängu, lähed mängu sisse, võtad rolli, vead rolli lõpuni välja ja siis lased lahti, ehk lõpetad mängu ja tuled rollist välja. Seda udu inimesed ei suuda, ei tee ja nad ei võta seda isegi ette, sest et nad ei ole seda saanud harjutadagi, sest see udusse minek on ka seotud palju sõltuvustega, näiteks arvutimängudega inimesed. Võib tunduda, et ta on jube terav pliiat seal arvutimängus ja selline, aga toota tavaelus on tal ei ole tavaelulisi elukogemuslik tagavara puudub tal. Ja siis ellu tuues võtate arvuti tagant ära ja panete muru peale, siis ta nagu, kus mu alijas on. Ehk siis ta vajab justkui teist rolli, et läbi teise rolli minna mängu sisse. Ta ei lähe oma kehaga oma elu mängu sisse, vaid ta vajab selle jaoks alijast, ehk siis nagu arvutimängu mängitud rolli. Ta mängib elu, aga ta ei ela oma enese elu. Niimoodi on siis need udu inimesed, jah. Siis teate sellist lahedat ilmastiku nähtust nagu 12 kuud kehva suusailma. Inimesed, kes nagu 12 kuud on neil justkui nagu suuskall ja nad nagu ja siis mõningad on nagu täna suusk libiseb, on ju. Ja üldjuhul ta ka 10 kuud aastas ei libise, ei vea tal, ei tule tal välja, ta jõuab oma eluga, oma finantsidega heal juhul nulli, plussi ta ei jõua. Plussi ta jõuab ainult nendel harvadel kordadel, kui Eestis on see hea suusailm, siis ta jõuab korraks plussi, saab natukene nagu, täna suusk libiseb, on ju. Ja siis ülejäänud 10 kuud ta lohistab seda suuska seal läbi rannaliiva ja muru peale, üle kivide ja kändude ja kraavide ja lohtude, soode ja mülgaste ja ta imestab, miks tal ei libise. Miks tal ei vea? Et tal on vist karma ja siis on tal seda, teist ja kolmandat ja ta ei ole seda üldse väärtki ja tegelikult inimesed ongi sellised ümberringi ka ja sest et vaata need 12 kuud kehva suusailma inimesed, nad tunnevadki teisi ka 12 kuud kehva suusailma inimesi, sest et nagu te teate, vastava iseloomuga inimesed kipuvad tõmbuma üksteise poole. Ja siis nad arvavad, et ülejäänud inimesed on ka sellised. Aga tegelikult ei ole.
Nii, ja siis on need inimesed nagu ilmastikunähtus nagu vikerkaar. Nad tulevad, nad on kogu aeg vikerkaar. Nad on ilusad, nad on säravad, nad on teistsugused juba, nad on lummavad. Neil on oma stiil, oma värv, oma selline... Nad räägivad juba omas vikerkaare keeles, nad kasutavad oma vikerkaare riiete stiil, on neil hästi tugev selline, neil on vikerkaarelised mõtted, neil on vikerkaare värvilised emotsioonid ja nad tegelevad ka vikerkaare värviliste tegevustega. Ja nad näevad igas inimeses killukene vikerkaare mingisugust kildu. Et näiteks selles +30 nad näevad seda kuldkollast kullavärvi kuumust nendes. Ja siis seal +20 inimestes nad näevad seda jäist sinist neil. Sooja vihma osa on see lillakas soojus, soe lilla, selline fuksia ja selline toon või niimoodi. Ja vikerkaare inimesed on, kui nad tulevad seltskonda, siis nad justkui tulevad ja nii nagu vikerkaargi, ta ilmub justkui mitte millestki ja hajub ära mitte millestki maailma. Ta ei ole väga püsiv, tal ei ole vajadusel olla seltskonnas 8 tundi jutti. Ta tuleb, särab, ütleb, teeb ära ja lahkub. Tal on oma ette vikerkaare maailm ja ta suurem jagu oma ajast veedabki sellest vikerkaare müstitsismis juba siis. Kindlasti te tunnete või teate natukenegi inimesi, kellel on sellised vikerkaare inimese ilmingud juba nagu küljes ja olemas. Nii palju mul on üles kirjutatud, kindlasti on veel lahedaid ilmastikunähtuseid, näiteks nagu kõrbetormid. Mitte midagi ei näha ei ole, aga kõik kohad on krigisevat liiva täis, silmad, suu, nina, kõrvad, juuksed, naha, voldid, ehk siis mitte midagi näha ei ole, aga kõik krigiseb, kriuksub ja jubedalt tahaks teda nagu maha pesta. Kõrbetuuled, sellised ilmingud, mis on veel olemas, tornaadod on olemas ja tornaado inimesed on ka täitsa nagu keeris tuulispask. Öeldaksegi, vaata, käis nagu tuulispask üle, on ju, korraldas meil siin suure segaduse ja siis kadus nagu, nagu ma ei tea, audiitorfirmad tulevad ja keeravad firmas suured nagu sellised või tuulispask, inimesed, kes tulevad ja keeravad väga suuri intriige korraga ülesse. Ka kõige rahulikuma inimese, selle udu inimese suudavad ka nad intriigidesse tõmmata ja nagu ta ei saa muidugi midagi aru, aga ta on väga häiritud, see udu inimene sellest. Ka see +30 inimene, isegi kui ta tegeleb selle üle vihkamisega ja väga tihti ka +30 inimesed on ju see, et nende leevenduseks on sport, on nende väljaelamismeetod, sest muidu nad nagu tõsiselt pea ja süda nagu kärssaks neil läbi. Ja sport on neil leevenduseks peale seda, nad tunnevad ennast paar tundi rahulikumana ja saavad jälle taaskord natukene perega olla ja tööl ära käia, ennem kui nad uuesti seespoolt ennast põlema panevad. Ja ka kõikidel sportlased, tippsportlased omavad seda +30
et osaleda üldse võistlustel. Nad omavad ülikõrgel tasemel, peavad omama siis vihaemotsiooni alaliselt käigus ja selle vihaemotsiooniga nad teevad siis, hüppavad kõrgust või kaugust või jooksevad või maratone või poksivad või teevad midagi. Ka ilu võimlemine või ilu nii-öelda, sul peab olema piisavalt palju sellist teravat karismat seal, et see jäätants seal nagu ära teha ja iga päev sa viid oma +30 sinna jäähalli ja peale seda tunned ennast nagu paremini. Ja nii ongi. Mis inimene sina oled? Kas sa tundsid ennast natukene ära? Suurem jagu eestlasi meenutavad mulle see 12 kuud kehva suusailma. Siis meil on udutegelasi, siis meil on need külm vihm, külm tuul, siis meil on ka olemas see päeval +20 ja öösel -1, 2, 3 miinus. Need inimesed. Soe, vihma ja vikerkaare inimesi on kõige vähem, aga neid on kõige rohkem vaja vaimsesse maailmasse. Need on terapeudid, need on inimesed, kes tegelevad inimestega ja nad sobivad ja see eeldab teatud vaimse kasvu olemasolu, et sa saaksid teisi vaimult vaevatuid siis natukene abistada, toetada, suunata või näidata neile nende kulgemise, kus nad asuvad, kui nad ennast ei taju ja nad ei tea, kes nad on, mis nad on, mida nad tulid siia ilma tegema ja mis saab elust edasi nende maailmas. Vot selline lahe saade meile tänaseks koos sääskede ja ilusa linnulauluga siit ilusast Lõuna-Eestist, Piusa, Ürgoru maastiku kaitsealadelt. Kõike kaunist teile sinna, kus iganes teie ja teie vaimsed ilmastikunähtused ilmsiks tulevad.